Täna on siis reede, 5. märts. Ja tulin jälle siis Räpina sadamast peale. Tahvenaga on niimoodi, et ega kodus keegi peale minu seda ei söö. Voblad küll küsitakse, et kuule, kas sa püüad ka õlle kõrvale, väga hea. Talv on tagasi tulnud. Ja võtsin ka sööta kaasa. Äkki õnnestub mingit latikat saada. Kahtlen natuke. Ja seekord on mul Seans 3000 Black. Üks poes soovitas. Kodus eile õhtul tegin valmis, siis lõhn, aroom oli ikka tunduvalt tugevam kui nendel teistel lõhnadel, mida ma kasutanud olen. Kas õnnestub midagi kohale meelitada, et siin on meil soojad ilmad olid, +8. Selline ilmamuutus tavaliselt midagi head ei too. Ja keegi on võrgu siia pannud, eelmine kord end võrkusid. Koht ära märgitud, tahaksid püüda, aga ma ei taha võrgu juurest teile püüda. Mis ikka, tuleks auk teha. No mingid lõhnaaineid ei lisada. Väike nurg. Mis siin veel tuleb siis? Mingi ilusam natukene. Särk. Suuremad säred tulevad, see on hea. Korralik ikka. Nii suur ei ole. Ikka juhtub. Mingi pisike vist on. Nüüd hakkas vastu. Mis nüüd on? Kalad kotti panema, pärast lumalt ei leia ülesse. Ühesega peaks ühe on ka ära panema, et mul on und kaasas. Enne peaks unna ka sisse panema. Ta nagunii sealt äärmist ei võtta enam.
täpselt sama söötma. Seda ei võta, seda võtab kogu aeg. Mõlemal on siis tõuk ja sääse vastu. Tuleb siuke keskmise võtuga on nagu, et sellist megavõttu ei ole, et lased kohe alla ja kohe otsas. Igav ei ole. Lihtsalt seisis otsas. Mõssist jäin ilma, jõhv läks katki. Todo võttis kõige paremini. Mis teha? No kas tuleb üks paus lõpuks või? Saas väga väike. Mis see on nurg või? Nüüd tuleb mõlemast august nii kollased. Hommikul ei võtnud ilmselt. Nüüd panin sõnnikussiga ka. Hakkas seda ka võtma. Täna väga muutlik. Vahepeal nüüd päike nii kuum, et hakkas palav. Nüüd jälle tuiskab. Nüüd, kus tuiskama hakkas, siis võtab, aga väga halvasti. Esimene ahven. Nüüd tuleb päike välja jälle. Siin tuisu on vist 5 tükki tuli. Kas läheb nüüd lõbusamaks või? Ühesõnaga, seal ei võtnud enam. Maru palju inimesi oli ka selja taga. Tuli aina lähemale. Nii, teen mõned aud veel siia. Kell on 1. Ja mõtlesin, katsetan siin natukene ühte Made in AliExpressi ketast. Maksis
15 € koos kohale toomisega. Siin on siis nupp, millest lahti lasta jõhvi. Saab timmida maha jooksukiirust. No 15 € tundub, et täiesti okei ketas. Ja nüüd tuli paar tükki tuli siit ka. Näeb kausid peal. Ühesõnaga kaks asja juhtus nüüd. Esiteks ma lõpetasin püügi ära. Ja püügi lõpetasin seepärast ära, et mul lihtsalt sai siiber, võttis edasi. Ja teine asi, mis juhtus, oli, et käisin sisse. Arvatavasti mingi auk olnud siin, mis sulaga läks suureks, siis see samune. Keegi on püüdnud ja auk on lihtsalt sulaga suureks läinud ja ära külmanud. Luumi peal ei näe. Vaataks siis palju täna kokku tuli. Midagi. Ja nüüd ei ole muud teha kui kodulutt. Kodulutt teen mina siis kontsentraadist. Ja kontsentraadiks on mul seekord nisuõlu kontsentraat. Kui sulle maitseb nisuõlu, siis see kontsentraat on väga hea. Ja kontsentraadist kodule tegemine on väga lihtne. Ja kontsentraat müüakse põhimõtteliselt 3 kohas. Üks on Pruuli keskus, Pruuli meistrid ja Pruuli mine. Pruuli keskus ja Pruuli meistrid on kodulehekülg on neil väga sarnane. Võib-olla on samad tondid seal selja taga. Ja see kontsentraadi pakk maksis koos kohale toomisega 20 € ja 50 senti. Tartus seda ei olnud, Tartus on see 22 €. Ütleme niimoodi, et pudeli hind tuleb kuskil 50 senti ehk liitri end on euro siis. Ja tavaliselt mina panen suhkurt natuke rohkem, ma teen natuke kangema, kui siin ette on nähtud. Siin sees on siis pärm. Ja see on õpetus. Pärm ja kontsentraat on siin sees. Nüüd ei ole muud kui pärm peale. Nüüd tuleb oodata, kuni mulksuma hakkab ära mulksub. Mulksumine kestab nädal kuni 3 nädalat, oleneb kui palju suhkurt on ja muudest asjadest. Lõpetamiseks võib lugeda seda, kui 1 minuti jooksul ühtegi mulksu ei tule. Ja siis tuleb lasta õlu pudelisse. Pudelisse panna pool teelusikat suhkurt, kui on pooleliitrine pudel. Ja suhkurt paneme pudelisse sellepärast, et õlu on ära käinud, tal on vaja esiteks juba mulli saada ja on ka järelküpsemine, mis iganes laagerdumine ja siis oodata veel nädal 2 ja siis lasta hea maitsta.